tere, ma olen Lisanna ja ma olen 17-aastane. Ma olen olnud kristlane 3 aastat. Ja see 3 aastat on olnud nagu ikka, inimesed võivad öelda, et tõusud ja mõõnad ja ookeanid ja kõrbed. Mul on olnud see üsna tasakaalus. Tõusud on olnud tavaliselt siis, kui ma tunnen, et ma olen nüüd motiveeritud või mul on mingi inspiratsioon Jumalat otsida. Ja siis ma kuidagi võtan selle inspiratsiooni ja surun sellega läbi paar päeva niimoodi, et ma tunnen Jumalat iga päev või natuke aega. Aga sellega ma olen alati võidelnud ja see on mul alati raske olnud, et kaasata palvet ja piibli lugemist igasse oma päeva, olenemata oma tunnetest. Sest alati on see, et kui ma tunnen Jumalat, siis ma tahan talle vastata. Aga kui ma ei tunne, siis mul on raske võtta piiblit kätte ja nüüd hakata hullu tulega, ma ei tea, Luuka evangeeliumi lugema. Ja see lihtsalt ei toimi niimoodi, et ma tean, et ma pean seda tegema. Nii et ma olen sellega võidelnud 3 aastat ja 6 aega tagasi siis ma sain aru, et ma ei saa enam niimoodi emotsioonide peale elada. Et ma pean midagi ette võtma, et ma pean kuidagi saama Jumala igasse oma päeva. Ma pean kuidagi õppima selle rütmi ära, et kuidas palvetada iga päev, kuidas piiblit lugeda, sest et mul on kogu aeg öeldud, et seda peab tegema. Aga keegi polnud mulle otseselt näidanud. Ega mul ei olnud seda väga kelleltki õppida. Kuigi ma teadsin, et on inimesi, kes sellega saavad hakkama. Ja nad olid, ma tõesti imetlesin neid, ma ei saanud aru, kuidas nad seda teevad. Ja siis 6 aega tagasi ma sain aru, et midagi peab muutuma. Ma sain aru, et kuidagi ma pean seda, mida ma õppinud olen, rakendama oma ellu. Ja siis ma olin kuidagi sellises raskes olukorras, kus ma tahtsin midagi teha, aga ma ei suutnud, ma ei osanud. Ja ma leidsin endale vabandusi, et ma olen saamatu ja et ma ei ole järjepidev ja sellepärast ma ei saa ja et ma ei saa, ma ei oska, ma ei taha. Ja et see ei tule mul välja. Ja et kui ma ei taha seda teha, siis ma ei tee. Kui ma ei taha piiblit lugeda, siis ma ei loe. Ja ma ei tahtnud päris mitu nädalat. Aga ma olin ühtlasi olnud ka paar nädalat kodustel põhjustel kirikust eemal. Ja kui ma läksin siis ühele teenistusele, siis ma ühinesin selle enne teenistust aset leidva palvega. Ja inimesed lihtsalt palvetasid ja kuulasid ja palvetasid ja see oli selline vaikne rahulik aeg. Ja ma istusin maha, ma mõtlesin, et okei, Jumal, ütle mulle midagi, muuda midagi, tee midagi. Sest ma ei taha seda apaatiat ja ma ei taha seda mõttetut kulgemist. Ma tahan, et sa oleksid lihtsalt mu elus iga päev niimoodi, et ma sind tunnen. Aga et ma ei paneks oma usku, ma ei paneks oma emotsioone oma usu aluseks. Ja ma tahtsin seda. Ja siis panin silmad kinni ja kuulasin. Ja siis ma kuulsin edasi. Ja see oli väga lihtne sõnum, aga see kuidagi avas mu südame, et aru saada, et kogu aeg ei olegi emotsioonid laes ja kogu aeg ei tunnegi Jumalat ja see on lihtsalt inimlik. Kuigi ta ei ole mulle kunagi lähedamal olnud, kui ta on praegu või kui ta oli siis.
nii et ja ma sellest sain uuesti sellise inspiratsiooni. Aga ma tundsin, et seekord ma ei lase sellel käest ära minna, ma ei lase sellel nagu 2 päeva pärast uuesti ära lahtuda. Ja astusin ühe praktilise sammu selle poole, et ma läksin palvegruppi, mis toimub tööpäeviti enne kooli, enne tööd. Ja see oli nii hea aeg mulle, ma sain rääkida inimestega, kes on Jeesust täis ja kes põlevad ja kes oskavad seda rakendada. Nad vähemasti on aru saanud sellest, et nad ei saa seda teha üksi. See oli suur julgustus. Et ma ei peagi üksi hakkama saama. Ja et koos on alati lihtsam. Ja nüüd ma kuidagi saan juba päris hästi hakkama sellega, et ma tunnen Jumalat oma päevades ja oma päeva lõpus, oma päeva alguses. Ja mul on rohkem armastust ja rõõmu ja rahu. Lihtsalt sellega, et ma otsustasin, et mu usk ei sõltu mu emotsioonidest. See, kas Jumal on lähedal või ei ole, see ei sõltu minu emotsioonidest. Kui ma ei tunne, et Jumal on lähedal, siis see on vale. Sest et ta on lähedal. Ja ta kuuleb ja ta mõistab. Ja see on mind teinud vabaks lihtsalt vastama. Mitte sellepärast, et ma pean või sellepärast, et ma ennast sunnin, vaid sellepärast, et ma tahan. Sellepärast, et ma tahan talle vastata.